Tänane kirjakoht on esimese Korintuse kirjast, aga enne seda ma tervitan veel ka neid inimesi, kes ei ole siin saalis praegult, kes meid vaatavad, kuulavad. Jumal väga õnnistagu kõike. Päris pikka aega on tagasi, kui ma kantslis olin, aga olid teised ja teenistus läks edasi. Ma tänan Jumalat, et meil ei ole olnud sellist momenti, et peame midagi ära jätma või loobuma millestki või kuskilt kedagi laenama minema. Ei ole, tänu Jumalale. Meil on Jumal õnnistanud seda kogudust kogu aeg, võiks öelda. Kõik need aastad, tänu Jumalale. Ja olge ka teie kõik õnnistatud. Ja ma tahaks kõigepealt mõningad mõtted, enne kui ma lähen siia Korintuse kirja, nagu teile ette tuua. Paneme tähele, ma küllaltki aeglaselt loen seda. Kõik loodus on täis tõendusi looja aust. Psalm 19, 2-4 ütleb nii. Taevad jutustavad Jumala au ja taeva laotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, millede hääl ei kostaks. See kostab, see hääl, aga kas me tahame kuulda seda häält? Siin tekib kohe küsimus, kas me kuuleme seda häält. Edasi, kõike seda näha saab see inimene, kelle vaim on pöördunud Jumala poole. Kelle vaim on pöördunud Jumala poole. Tema näeb seda. Ta näeb seda teise pilguga. Kui palju ma olen kuulnud tunnistusi, üks oli ka Marianna, kui oli see Jumala poole pöördumine, kuidas ta ütles, ma hakkasin tundma lõhna ka teistmoodi. See oli suvine aeg, parajasti see lõunapuud õitsesid õues ja kõik tohutu ilus oli. Ja lõhn, see lõhn isegi, inimene hakkas tundma lõhna. Ta ei olnud haige, ta ei olnud mingi invaliid. Aga ta ei tundnud seda lõhna, mis Jumal annab, meile on andnud tunda. Kui palju on praegult neid inimesi, kes ei tunne seda lõhna? Ma kordan seda, et kõike seda näha ja ütleks ka tunda saab ainult see, kelle vaim on pöördunud Jumala poole. Seni, kui hing võitleb Jumala vastu, on kõik tõestused asjatud. Seni, kui inimese hing võitleb Jumala vastu. Sa võid tõestada ütleme ülimal tasemel kõik asju. Aga see kõik on asjatu. Vägise ei saa kedagi pöörata, vägise, jah, käsukorras võib tulla. Ma ei tea, kuidas on praegu, mõte tuli ainult, kui mu pilk läks Ago peale. Kui ma töötasin vanglas kaplanina, siis ma mõtlesin, et sõjaväes on ilmselt see asi, ma väga vabandan, kui ma eksin praegu,
No, ma ei tea. Pole olnud selles Eesti sõjaväes liiga vana, aga ma mõtlesin, et sõjaväes on nii hea, et seal on kord, seal on päevakava, seal on oma kord, kui olid veel kaplanid kõik alguses, et on see kirikusse tuleku aeg või jumalateenistuse aeg, siis kõik käsu korras tuleb üks hopp nüüd kirikusse ja et tal on kirik seal täis, ma ei mõelnud Ago peale, aga kaplanite peale. Ma ei tea, kas oli nii või ei olnud nii, ma ei tea. Aga vanglas ei olnud nii. Vanglas ei olnud nii, et käsu korras oleks tulnud keegi kirikusse. Aga ma pean ütlema seda tänu Jumalale, see kirik oli alati täis. See kirik oli täis pühapäeviti ja mehed tulid ja tõid teisi juurde. Ja mehed muutusid nii palju, et nähti seda muutumist seal. Ja neil olid juba teised ka kaasas. Ja kõige ilusam hetk, mis oli mul seal, kui üks küllaltki noor mees, nii nagu need elud on, tema isa oli ühes vanglas, vend oli teises vanglas ja tema oli siis kolmandas vanglas seal meie tsoonis. Ja kui ta oli kirikus käima hakanud, siis ühel päeval ta tuleb kaplani jutule ja ütleb, ma tahan ka seda. Ja ma algul ei saanud aru, et mida ta tahab, sest seal sai kõike toodud, aidatud neid alates kirjamarkidest ja suitsu ja niisugust asja ma ei toonud, aga teinekord ka mõni teepakikene sai toodud, mis seal salata. Ja ta tuleb, riided, siis olid kõik ju oma riietega, olid riided lagunist ära, kellel ei olnud toetust kuskilt. Mõnedel olid kingad või mingid nööriga kinni seotud, et sai käia. Niisugune olukord oli, kui mina seal töötasin. Mingit vormi või taolist asja ei olnud. Ja nii, et riided sai toodud, aga see mees tuleb ja Ülo oli ta nimi. Et ma tahan ka seda. Ma ütlesin, mida sa tahad? Esimene mõte muidugi oli, et mingit riide asja või on vaja. Ei, ma tahan seda, mis siin on. Ma ütlesin, siin on palju asju on, aga ma siiski veel kohe ei haakunud sellega nii. Ja siis mul oli üks õnnistatud hetk, kui ma sain öelda talle, et tähendab, sa tahad saada ka seda, mis need mehed on saanud siin, kes on lepitatud Jeesusega, kes on oma elu andnud üle. Seda sa tahad. Jaa, siis ta isegi ei osanud öelda. Niisugused pildid olid. Vend kõrval vanglas, isa oli teises vanglas, et tappis oma naise ja pojad, elud. See on see elu, jumalatu elu. Ja me võime näha niisuguseid kurbi pilti. On siis olnud, on praegult. Ega midagi ei ole muutunud. Asi on nooremaks ja hullemaks läinud ainult. Kui noored tapavad kedagi ja filmivad seda ja panevad kuhugi välja, kuulge, siin kommentaarid on liigsed, ma ütlen juba. Ma võin öelda isegi, et need ajad, mida mina nägin seal 15 aasta jooksul, siin on juba edasi arenenud. Kurat ei maga. Ta teeb oma tööd, aga ta on võidetud vaenlane. Veel selle teema juurde natuke tagasi minna. Paneme tähele veel, kummuli pööratud veeanuma, võib öelda ämbri, kummuli pööratud veeanuma, võib asetada terve
veekose alla. Ent sellisesse asendisse jäetuna ei täitu ta iialgi. Mitte iialgi. Ma ei tea, kas Niagara koska pane üks ämber tagurpidi sinna alla, miljonid kuupmeetrid vett jookseb mööda, aga ämber on tühi. Kummuli pööratud ämber. Sellesse asendisse jäetuna ei täitu ta iialgi. Te saate ilmselt juba aru, kuhu poole see jutt läheb. Kuhu poole on meie ämbrid pööratud. Kas sinna sisse voolab midagi või jookseb mööda külge maha. See on pilt maailmast. Jeesus ei valluta iialgi inimese tahet. Jeesus ei valluta iialgi inimese tahet. Usun, et meie tahame olla need anumad, mis on pööratud Jumala vaimu poole ja Jumala vaimu poolt valla päästetud vee alla, saada nii täidetud, et ülevoolavana hakata kastma meie kõrval olevat põudsed maad. See on kohe küsimus, kas sa tahad, mida sa tahad, kas sa tahad. Kas sa tahad olla selline anum, et sa täitud pühast vaimust ja see püha vaim täidab sind nii võimsalt, et ta lausa tuleb välja sealt. Ja kastab seda põudsed maad, mis on meie ümber. Meie ümber on põudne maa. Kummuli pööratud ämbrid, kõik jookseb mööda. Vaatame, kuidas apostel Paulus pöördus Korintuse koguduse poole. Teisest peatükist ma võtan. Siin on niisugune alapealkiri pandud, et inimlik tarkus ja Jumala ilmutus. Inimlik tarkus ja Jumala ilmutus. Teine, 1. Korintuse kirja 2. peatükk. Aga ma ütlen veel ette nii palju, et alati on tark analüüsida oma vaimulikku olukorda. Lähtudes siin sellest pealkirjast, inimlik tarkus ja Jumala ilmutus, kui palju on inimlikku tarkust või kui palju on siis Jumala väge. Mõeldes selle peale ma mõtlesin, et inimlik tarkus ja jumalik tarkus, kui need on kokku pandud, see on parim, kui jumalik tarkus on ühendatud Jumala väega ja Jumal on selle kõik meile ilmutanud vaimu läbi. Meie inimlik tarkus saab ühendatud Jumalaga. See ämber on õiget pidi, ütleme nii, piltlikult veel tuues ja ta on täidetud Jumala püha vaimuga ja see on ühtlasi ka Jumala väega. Jumala vägi toimib seal sees.
Paulus kirjutab siin nii: ka mina, kui ma tulin teie juurde, vennad, ei tulnud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Mina olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja väe osutamises, sest et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Jällegi mõtlema panev koht tähendab usk. Usk, mis on väga, me oleme usklikud, ütleme nii, ta on usklik. See on väga lai mõiste. Kui keegi sulle ütleb, et ta on usklik, on palju jumalaid, on igasuguseid teenimisviise, aga meie räägime ja meie tunnistame, nii nagu juba ka lugesime, Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud, nagu Paulus ütleb. Ja see usk ei oleks, nagu on öeldud, meelitavais sõnus. Ma olen kuulnud niisuguseid ütlemisi, see mees on kuldsuuga. Ta räägib nii ilusasti, kuldsuuga. Isegi on kunagi olnud keegi kuldsuu, keegi nimed, oli ta oma nimi, ma ei tea. Olen kuulnud sellest. Aga sealt suust võib tulla, õigemini mitte suust, suu ainult on see edasiandja, aga südamest, mis seal sees, võib tulla väga palju meelitavaid asju, mis meeldib kuulata. Asjata ei ole kirjutatud, et kõrvade sügelemise järgi tahame kuulata, eks ole. On kahjuks nii. Ja kui inimene ei kuule seda, mida ta tahaks kuulata või mingit eduasja, siis ta pettub. Ja kui ta elus juhtub midagi, mida ei ole räägitud, nagu ei ole kuulutatud nii, siis ta võib pettuda Jumalas ja ta võib üldiselt, asjad lõppeda väga kurvalt lihtsalt. Kõike seda teades ja teades ka neid inimesi. Ja see on kurb, aga ometi me ei saa vägise kedagi ei tagasi tuua, kui Jumal ei kutsu, Jumal kutsub, Jumal kindlalt kutsub, aga otsuse ikkagi teeb inimene ise. Edasi loeme, et me kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailmaga, selle ajastu ülemate tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud enne maailma ajastute algust meie auks, mida ükski selle maailma ülemaist ei ole tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad au issandat risti löönud. Vaid nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Kui me lugesime siin, et me kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailmaga, selle ajastu ülemate tarkust. Kus me saame seda tarkust? Mida me kuulutame. Me peame kuskilt saama. No koolist või ülikoolist või kõrgemast kohast.
aga kelle kaudu me saame selle? Põhiliselt inimeste kaudu, kes õpetavad. Ärge mõistke mind valesti, ma ei mingit õpetamist või kes on kuskil õppinud või lõpetanud, ei tee sellega, ei taha alla tõmmata ega midagi, aga nagu igas asjas, ka selles on omad liinid, mis on välja kujunenud ja teatud inimestel on hakanud meeldima ainult teatud asjad ja kui tulevad teised olukorrad, siis ongi need ebameeldivused, võib öelda nii, mida ma olen väga palju näinud ja kuulnud. Aga kui me lugesime, me kuulutame tarkust täiuslikkus eas, ma esitan nagu küsimuse, kus sa seda tarkust võtad? Piibel, hea piiblitund ja õpetab, see on hea, ega see ei ole halb, eks ole. Aga midagi on veel. Midagi tähtsamat on veel. Ja kohe me jõuame selleni. Ja me kuulutame, mida silmi ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud. Kas sa oled öelnud teatud asju, kuulutanud välja või öelnud midagi sellist? Mina võin öelda, minul on tulnud ette neid olukord. Aga kust see tuleb siis? Küsimus. Ja 10. salm siit toob juba, läheb selle vastuse sisse. Ent Jumal on selle meile ilmutanud vaimu läbi, suure tähega vaimu, tähendab püha vaimu läbi. Sest vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused. Sest kes inimesis teab seda, mis on inimeses, kui aga inimese vaim, kes temas on. Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumalal meile armust on andnud. Ja seda me ka räägime mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim ja seletame vaimseid asju vaimsetega. Kallis kogudus, ma usun, see jõudis kohale. Siin on väga suur vahe. Kui me tõsiselt analüüsime neid asju, seda lihtsalt tasub veel kord seda viimast, mis ma lugesin ette. Ja seda me ka räägime mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim ja seletame vaimset asju vaimsetega. Kõige lihtsam asi võib öelda, kui Jumala vaim midagi annab, õpetab, seletab, juhib, siis kunagi see ei too kahju. Ja see võib asja või olukorda muuta. See võib muuta. See võib muuta ka meile nii, et me tunneme ebameeldivalt midagi selles. Et see ei saanud Jumal olla. Ei, see oli ikkagi kuradist, see ei saanud Jumal olla. Jumal niisugust asja ei tee. Aga tuleb välja, et Jumal teeb teinekord niisugust asja, et just pöörata inimest õigele teele. Ja tuleb teatud asjadest läbi minna. Aga me mõistame neid asju vaimselt. Sellepärast otsi alati neid Jumala sulasid ja me, kes on täidetud püha vaimuga, kes kuulevad, mida Jumala vaim räägib ja ühtlasi ka jagavad seda välja. Sest see ei ole ainult üksi tarkus, Jumala tarkus. Jah, ta on tarkus, aga see võib päästa olukorrad. Meil on vaimuhaiglad, nimetame siis nii.
on noori täis. Ma räägin seda, mida arstid on mulle rääkinud. Mul on palju tuttavad häid arste. Vanasti oli psühhoneuroloogia haigla või Seevald või vaimuhaigla või hullumaja või kuidas keegi teda nimetas, oli seal, kus on see Rocca al Mare poole sõita, see Paldiski maantee, seal see ristmik, mis praegult on kinni pandud hipodroomi kõrval, ütleme nii. Mul oli ema medtöötaja ja kunagi oli tal asja sinna majja kellegi arsti juurde, midagi oli vaja kellegi pärast rääkida, ma olin kaasas temaga. Ja ka hiljem, ma ei mäleta, kus kogudus me olime, me külastasime seda maja ja neid inimesi. Seal olid terve töötsoon oli, seal oli kõigepealt oma köök, kus valmistati kõik toidud, oma kokad. Seal oli suur töökoda, kus naised õmblesid, tegid väga ilusaid asju. Mehed tegid puidust, olid asjad. Kõik tegid tööd seal. Ilusad toodangud. Müüdi, seda müüdi, osteti. Ja see raha läks haiglale. Ja inimesed töötasid. Hommiku läksid tööle. Lõuna, oma köök. Head toidud. Nii käis päevad. Tehti tööd. Ja need töötajad olid haiged. Nad olid vaimuhaiged. Väga raskeid hoiti trellide taga, nemad ei saanud sinna ja agressiivsed. Aga suurem osa 100 inimesed seal töötasid. Nüüd see on kõik likvideeritud. Sinna ehitatakse uhked linnakud väljapääsuga merele. Kõik haiglad on likvideeritud ja kõik need toimingud, mida tehti, on asendatud apteekist võib saada nimega antidepressandid ja sealt edasi. Tablettidega. Ja inimesed on voodites, oigavad haiged, vaimu ei ravi tablettidega. Jumal on selle autor. Ja kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Ka neid juhused me teame, kui need samad haiged inimesed said terveks täielikult. Tänu Jumala sõnale, palvetele, ka kõige hullemad on paranenud. Mida see näitab? See näitab seda, et olukorrad ja korrad muutuvad maal. Ja inimesed ka muutuvad. Ja kahjuks me ei näe seda, et midagi läheks paremuse poole, vaid see tekitab ainult õnnetuid inimesi rohkem, võiks nii öelda. Siin samas mitte väga ammu tuli üks õnnetu naine, kelle lapselaps, tütarlaps 17-aastane, käis Rootsis ja jõudis ka selleni, et sugu peab vahetama ja seal lõigati ta rinnad ära, opereeriti tähendab ja edasi siis, kuidas see ravi jutumärkides pidi kulgema, aga Eestisse tagasi jõudes oligi tema koht seal hullumajas. Ta läks segaseks. See oli tulemus. Ema tuli siia, me palvetasime. Ma ei tea praegu, mis on edasi saanud. Aga miks ma neid näiteid toon? Sellepärast, et see asi on kõik nii. Ja kuskilt saavad need asjad alguse. Kas nad mitte ei saa alguse sellest tagurpidi pööratud ämbritest kõik, millest kõik jookseb mööda? Ma ei mõista ühte, miks nii palju head Jumala asju ei sallita.
ma olen küsinud seda mõnikord. Kõik on ju hea, tahetakse armastus ja heatahtlikkus ja abi ja kõik hea, ainult hea. Ja miks vihatakse? Vaadake, vastus on ka olemas. Sellepärast, et selle maailma vürst, nii-öelda, vaenlane, kurat, saatan, Beelzebul, kuidas me teda ka ei nimetaks, ta on vallutanud, see on temale antud, ta veel praegusel ajal on veel, püüab võtta viimast, mida annab, sest ta teab, et ta lõpp on ligidal. Ja tema loob neid olukordi. Aga meie kogudusena ja kristlastena ja Jumala inimestena peame oma osa selleks andma ja tegema, et need meie ämbrid, ütleme siis nii nimetame, oleks tõesti täidetud sellise elava veega sealt võimsast kosest, mis üle voolab ja seda janust maad kastab. Ja teate, mis on siis, kui kõrb saab kastetud, see hakkab õitsema. Kui me loeme edasi siit, et maine inimene ei võta vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale rumalus või narrus, või kuidas ta nimetada. Sellepärast, et ta ei või sellest aru saada. Miks ta ei saa aru? Sellepärast, et seda tuleb mõista vaimselt. Vaimselt. Aga kui inimese vaim on teise jõu meelevalla all, ütleme, siis see ei jõua temani. Kui Jumala vaim tuleb sinu ellu ja sa võtad seda nii nagu see õnnetu mees seal vanglas, kes oli, et ma tahan ka seda. Ta tahtis seda, ta sai seda. Ta sai seda. Ja kui ta vabanes, ta abiellus ühe tütarlapsega, kes käis meil ühe laulukooriga esinemas. Ta oli väljapool Tallinna elas, aga nad said tuttavaks seal ja hiljem abiellusid. Nii et asi sai sellest, et ta tahtis õiget asja. Ja ta sai. Jumal annab peale. Jumal annab alati rohkem midagi. Tähendab, maine inimene ei mõista seda, sest tuleb võtta seda asja ja mõista vaimselt. Aga tänu Jumalale. Ja siin ongi kirjutatud 15. salm. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära. Vaimulik inimene. Ent teda ennast ei mõista ükski ära, sest kes on issanda meele ära tundnud, et temale nõu anda. Aga meil on Kristuse meel. Vaata, see üks lause viimane siin. Aga meil on Kristuse meel. Ma väga igatsen seda, et üha rohkem ja rohkem võiks olla neid Jumala lapsi, kellel on Kristuse meel. Kristuse meel. Seda on kerge öelda välja, no Kristuse meel, mis see on, ma usun ja käin kirikus. Ei. Siin on sügavutesse minna, nendesse asjadesse sügavuti minna. Kurb oli kuulda, kohe ma lõpetan. Üks väga hea pastor, mitte hea, aga see mees meeldis mulle väga. Ta oli sportlane ja ta oli tuuker oli ja käis vee all.
Marianna ristiisa Valklas sai ristitud meres, fotod on veel. Meil oli üks asi ajada seal ja see puudutas ühte inimest, kes oli ka pastor võib-olla. Ja kui see Marianna ristiisa pastor, Ants Reban oli ta nimi, ütles selle kohta, et vaikselt nii raputas pead, ütles, ei, see inimene ei ole usklik. Sest usklik ja vaimulik inimene ei tee nii. Seal oli asi, mis vajas lahendust ja need sõnad on mul nii meelde jäänud. Kurb kuulda, eks ole, ühe ka inimene, kes ka kantslit kasutab ja selle kohta, ta ei ole raputas, ta ei ole usklik. Usklik inimene ei tee nii. Mida ma tahan öelda selle kõigega? Oleme meie need, kes teeme õigeid asju. Oleme meie need õigele poole pööratud astjad, kes võtavad vastu seda Jumala vaimu ja tema poolt kõike, mida ta annab. Ja ole igatseja. See ei tule alati kergelt, see ei tule alati iseenesest nii. Jumalal on oma teed ja oma võtted, kuidas ta neid asju korraldab. Teinekord see tuleb nii, sa ei tea. Mind on kõige rohkem nagu need hetked üllatanud, kui sa lähed kas kohtuma kellegiga ja tuleb mingi ülesanne lahendada. Ja sul pole aimugi sellest, mida sa ütled. Ja kui tekib olukord, kus sind pannakse niisuguse olukorda, et sa ei oskagi, seal enam ei olegi nagu midagi rääkida. Mul oli antud olukord ühe ministriga kohtudes, kui tuli kellegi eest seista ja olukord kujunes nii välja, et tema aeg oli juba enne minuga kohtumist otsa saanud ja ütles ainult, et 20 minutit mul on aega, tehke ruttu, ma kuulan teid. Ja vaat, need on hetked, teate, mida ma lausa mõeldes niisuguste kordade peale, kui Jumal räägib. Kui sa oled nagu ummikus, sul ei ole enam midagi teha. Mis ma seal teen selle ajaga ja seal ei ole midagi teha. Või mõne haigusega, kõik nii palju antud elada, mis seal veel on. Aga siis, kui Jumal tuleb püha vaimuga, me lugesime sellest täna, just kui Jumala vaim teeb seda. Ja kui siis vaim hakkab rääkima, minul ei olnud mõtteski seda. Aga siis, kui vaim ütles, ja ma ütlesin siis, kui anti 20 minutit, oli minu üks lause, mis tuli Jumala vaim. Härra minister, palun öelge, kuidas teie vahekord Jumalaga on? Ma olen seda rääkinud, mõned on kuulnud, teavad seda. Aga niisugust asja võib ka rohkem kuulda. Kuidas teie vahekord Jumalaga on? Ja mis edasi juhtus? Kas ta viskas mind välja, ütles, keda te tulete üle kuulama siin või midagi taolist? Teate, ta hakkas rääkima oma lapsepõlve mulle. Kuidas ta vanaisa ja vanaema õhtul piiblit lugesid. Kuidas käed pandi kokku, kui söödi.
ta hakkas rääkima. 20 minutit juba oli läinud, ta ikka rääkis. Siis hakkasin mina rääkima oma murest, miks ma sinna läksin. Nende inimeste pärast. Ja kui me lõpetasime, juttu oli üle tunni aja läinud. Ja kõik läks korda. Taheti koondada vangla personali keele pärast. Mitukümmend inimest oleks jäänud ilma tööta, ilma palgata. Nende kodud olid seal, nende lasteaiad olid seal, lasteaiad, kool oli seal, kõik. Ja Jumal näeb neid asju ja ta aitab. Kedagi ei koondatud, anti 3 aastat neil õppimise aeg. Ja see oli kõik. See, mida, nagu see laul, Timo Lige laul, see on see, mida Jeesus teeb. See on see, mida Jumala vaim teeb, eks ole. See on see, mis mina ei teadnud. Aga Jumala vaim küsib järsku niisuguse küsimus. Ja vähe sellest, ka ta seda inimest nii valmistas ette, et ta julges mulle hakata rääkima oma elu. Tuntud mees siin linnas, siiamaani elab. Tänu Jumalale, Jumal elab ja Jumala vaim on see, mis meid edasi viib ja valitseb ja juhib. Nii et tahan öelda, et oleme avatud ikka talle, kuuleme tema häält juhtimas meid, sest see on hea. Ja tema vägi teeb imeasju. Tema vägi, tema väes sa võid kõike seda teha, mida Piibel räägib. Sellest võiks pikalt rääkida ja näiteid tuua ka veel väga palju. Aga seda saab ainult Jumala väes. Ja Jumal otsib neid avatud ämbrit ja ent näha saab ainult see, kelle vaim on pöördunud Jumala poole. Nii et andku Jumal, et meie vaim oleks pööratud Jumala poole kogu aeg. Kurat tahab seda kogu aeg teisele poole pöörata. Küll sinul, küll ka minul, küll ta tahab pöörata ikka. Aga olgu meie vaim pööratud Jumala poole. Ja kui tahetakse ära pöörata, siis näita talle koht kätte. See on ka meil antud. Et Jeesuse nimel vastu seista kõigele sellele, mis on hävitav. Jumal õnnistagu teid kõike, kes on kuulnud siin. Sõna anti selline. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja Jumala teeb head asju. Oleme valmis vastu võtma neid. Jumal õnnistagu meid kõik ja tõuseme lõpupalveks. Issand, ma tänan sind, et tõesti sinu vaim, mis valitseb, Jumal, on see vaim, tõe vaim, mis tahab ainult head anda inimkonnale, Jumal, kes ei tööta inimeste vastu ega ei muuda normaalseid olukordi ebanormaalseks, Jumal. Issand, sa näed ja tead, mis toimub praegu nii meie maal kui üldse maailmas. Jumal, me ei saa oma jõududega või oma tarkusega või millegiga sellele vastu seista. Me lihtsalt kulume ära ja meid kõrvaldatakse ka ära, Jumal. Aga koos sinuga, Jumal, sinu vaimus me võime ületada kõik need raskused, ületada need mäed ja orud ja ka mered, kui vaja on, Jumal, sest sina oled koos meiega ja sina aitad kõiges selles. Issand, õnnista kõiki, kes on kuulnud.
õnnista neid inimesi, kellel on rasked momendid, Jumal, sest palju on meie rahvast, kes on raskustes, küll majanduslikult, küll psüühikaga hädas, arstijärjekorrad pikad ja nii edasi, nii edasi. Aga Jumal, sinu poolt on antud kõik selleks, et elada selles maailmas võidurikast elu, aga seda saab ainult siis, kui sinu kõrval või sinuga koos on võitja. Ja me teame, see nimi kõlas siit läbi juba, see on Jeesus Kristus. Me teame teda kui risti löödud, nagu Paulus ütles, teda kui risti löödud, aga rist on tühi ja haud on tühi, aga Jeesus elab ja pea ta tuleb, nagu üks laulusõnad on, pea ta tuleb. Olge meie need ootajad ja mitte passiivsed ootajad, vaid aktiivsed ootajad. Elame edasi, kiidame Jumalat, ülistame teda, kuulutame tema tõdesid, kas sobival või ebasobival ajal, nagu sõna ütleb. Aga peaasi, et inimesed kuuleksid tõde, sest inimesed vajavad tõde. Issand, ma tänan selle teenistuse eest ja ka õnnistan järgnevat osa, mis on siin korrus kõrgemal, Jeesus, sinu pühal nimel. Ma tänan kõige selle hea eest, Jumal, mis sa oled teinud. Ma tänan selle eest, Jumal, et veel meie silmad võivad näha sinu suuri asju, Jumal. Ma lihtsalt tunnetan seda, Jumal, sinu vaimu kaudu. Me ootame seda ja usume ja teenime sind tões ja vaimus. Au ja kiitus Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Aamen.